Arhitekt Kaspar Kruuse loodud õueruumiga sujuvalt kohandatud hoonekompleksi väärilise siselahenduse lõi sisearhitekt Hanne-Loore Kääramees. Suurepärased vaated, hästi lahendatud akustikateemad, looduslikud materjalid, terrassaiad ning kvaliteetne sisseehitatud mööbel, nagu näiteks maailma tippklassika, Bougainpole'i köögimööbel ja Ego garderoob teevad sellest aegumatu kodu, mis läheb ajas ainult mõnusamaks. Maastikku on kaunilt sulatatud ka tarbeaialad ja aiakahjurite eest hoolitseb kanatraktor, kust tulevad ka värsked munad pererahva lauale. Maja arhitekt on Kaspar Kruuse kamparhitektidest ja maastiku poole pealt töötas kaasa maastikuarhitekt Ülle Krishakov. See maja asukoht on väga eriline selles mõttes, et tegemist on väga maastiku poole pealt väga erilise kohaga, et siin on väga suur reljeef mere poole. Ta asub nagu mäe peal, mis siis langeb põhjasuunaliselt ja nagu Eesti põhjarannikul ikka, siis tihti tekivad just need kõige kaunimad vaated põhjasuunda. Aga kuna maja on mäe peal, siis lõunapäike ja kõik see on ka ilusasti kinni püütud. Kompleks koosneb peamajast, millest suur osa asetseb siis nagu mäe peal, kus on elutuba, köök, talveaed, magamiskompleks. Ja siis sellest peamajast läheb alla siuke astmeline alumine osa, kus on siis nagu kabinet ja peretütretuba ja aurusaun. Ja kuna maastik võimeldab, siis kõige alumine osa on veel nagu saunamaja, mis asetseb nagu peamajast eraldi, aga on terrasside ja teedega siis nagu väga seotud. Ja arhitektuurselt moodustub selline väga ilus tervik, et see maja nagu sulandub sellesse reljeefi. Maja on kõik ilmakaared ja terrassid on nagu kasutusele võetud, et siin tänava poole jääb selline suur lõunaterrass, mis on tõesti väga mõnus selliseks päikese nautimiseks. Ja teisele poole jääb selline põhja poole nagu merevaatega terrass ja samamoodi on siin katused kasutusele võetud haljastusega. Et eriti tore on üks selline terrass, mis on kaetud mustika, jõhvikate, pohlataimedega, mis tõeliselt kannavad saaki ja pakuvad rõõmu pererahvale. Kuna krundilt voolas läbi väike oja ja oli juba loomulik selline tiigi asukoht, siis see seoti ilusasti saunamajaga, nii natukene süvendati ja puhastati seda ja nüüd saab saunas käies seda tiiki täiesti nautida puht eestlasliku nii-öelda vee rõõmude jaoks. Sisearhitekti on alguses planeeringusse alati hea kaasata, sest ta vaatab ikkagi oma sellise natuke detailsema pilguga asju läbi ja suhestub majaga nii-öelda seestpoolt välja. Ja ma olin kohe alguses selle projektiga seotud, kui see maja plaanid ja juba hakkasid nagu tekkima. Aga ütleme nii, et kuna arhitekt on peresisene, siis tunnetus kõikide osapoolte vahel oli nagu väga hea, et eks loomulikult väikseid vaidlusi ja asju on, aga need kõik teevad aina nii-öelda maja paremaks ja toimivamaks. Maja üks selline lähteülesandeid pererahva poolt oli seesama talveaed ja see planeering saingi sellega alguse, et sellest sai nagu maja süda. See talveaed on praktiliselt igast maja küljest nähtav ja nii ongi, et kui sa peauksest sisse tuled, siis on kõigepealt sul selline roheline oaas otse vastas, läbi mille sa näed siis nagu seda põhjapoolset merevaadet ka veel. Et
see on väga õnnestunud asukoht sellele talveaiale, et teiselt poolt on ta jälle väga seotud köögiga, mis on väga paljude peredel nii-öelda maja süda, et pererahvas ise ütleb ka, et see talveaed on väga hästi tööle hakanud, kuna ta on nii mitmest kohast nagu vaadeldav ja kohe köögi ja söögilaua kõrval on ta ka väga ligidal ja seda tõesti saab nautida hommikukohvi kui õhtuse raamatu lugemiseks. See valgusti on valgustite tootja Vibia disain ja ta on väga eriline sellepärast, et ta saab tõesti nagu liigutada, kõiki neid pulki saab nii-öelda sättida, et sa saad tekitada sellest nagu laine, samamoodi saad tekitada niisuguse okstest inspireeritud kaootilise disaini. Köök on kombineerituna niisugusest nagu beežikast ja valgest pinnast ja võib-olla eriliseks teeb selle köögi keskel olev selline suur köögisaar, mis on pooleldi nii-öelda konsoolselt õhus, et sinna tekib väga mõnus istumisala. Suur osa sellest kivipinnast on õhus ja ei ole altpoolt toetatud, mis teeb selle nagu väga funktsionaalseks, sest seda alust saab kasutada osaliselt riiulina ja teine osa on nii-öelda pukkidena kasutatav. Köögist edasi on elutoatsoon ja elutoa teeb eriliseks see, et see on osaliselt avatud ja osaliselt suletud, ehk siis visuaalselt on selline suur arhitektuurne ava, mis on köögiga seotud. Elutuba asub ka natukene paar astet allpool, et köögist vaadatuna on sul ülevaade, mis nii-öelda elutoas toimub, aga samas on köögil piisavalt privaatsust nii heli kui vaate mõttes. Maja läbib sellise keskteljena pikk koridor, mis ei mõju üldse koridorina, kuna arhitekt Kaspar Kruuse on projekteerinud mõlemasse otsa suured aknapinnad. Et kui sa seda läbid, siis sa nagu kõnnid sellistest kinnistest ja avatud seintest mööda ja alati avaneb vaade teekonna lõpus. Ja teisel pool siis elu- ja köögi- ja talveaiatsooni asub magamistsoon, mida saab eraldada mitme lükanduksega privaatseks niisuguseks magamisalaks. Et lükanduksed ja uksed on selles majas kõik eritellimusel ja seda seetõttu, et me tahtsime neid kõrgetena. Nad on 2,50 kõrged, mõjuvad väga sihvakalt ja lükanduksed teeb võib-olla eriliseks see, et nad liiguvad seinte sisse. Seinasisese lükandukse puhul peab alati arvestama, et kunagi ei tea, kas siiniga võib midagi juhtuda, et teda ei saa nagu täiesti kinni ehitada. Et seetõttu on meil kasutusel lükanduste kõrval ka suured sama viimistlusega spoonitud puitpaneelid, mida saab siis vajadusel eemaldada, kui peaks olema vajadus selle siini hoolduseks. Magamiskompleksis asub siis magamistuba, suur vanni ja dušiga vannituba ning garderoob ja garderoobist siis on otsepääs ka majapidamisruumi, mis muudab selle hästi funktsionaalseks ja heaks kasutamiseks seoses riiete ja koristamisega. Magamistoast avanevad nagu mujalgi majas mitmes suunas vaated, on suured klaaspinnad. Ja kuna magamine on selline pimedust vajav tegevus, et siis vastavalt Eestimaa
Erinevatel aastaaegadel päike liigub erinevatelt kõrgustelt, et me oleme mõelnud väga palju selle peale, kuidas siis nagu aknaid sulgeda. Et kasutusel on rulookardinad ja lisaks sellele mootoriga liikuvad külgkardinad. Magamistoa puhul võib veel välja tuua seda, et tasub investeerida disainiklassikasse. Lugemislambid on juba eelmisest kodust pärit Artemide valgustid, mis on sellised toredad liigendiga ja annavad väga mõnusat valgust. Ja nagu näha, need on pererahval olnud juba mitmeid aastaid ja disainiklassika töötab ka järgmises kodus väga ideaalselt hästi. Kuna maja asub looduslikult väga kaunilt reljeefselt niisuguses suure kaldega maastikus, siis keset maja liigub trepp alumisse tsooni. Sinna jäävad peretütre magamistuba, aurusaun ja kabinet, mida saab kasutada ka külaliste toana. Et sellest alumisest väiksest kompleksist saab teha nagu külaliste tsooni, et piisavalt on privaatsust ja eralduvust. Lisaks sellele pääseb siis alumisest majaosast ka aeda ja saunamajja. Trepi teeb eriliseks see, et ta on selle maja puhul päris pikk, kuna juba looduslik reljeef seda nagu vajas alumiseks tsooniks ja valgustus sai lahendatud väga lihtsal põhimõttel, et selleks, et trepist oleks mugav käia, selleks peab olema trepiastmed valgustatud ja me lahendasimegi selle lihtsa LED-valgustusega käsipuu all, mis lükkabki kogu oma valguse trepiastmete peale. Siin on tõesti väga palju kasutatud looduslikke materjale, et see, et siin oleks selline nagu hea õhkkond ja ei oleks sellist väga nagu külma ja karget nagu meeleolu, see oli nagu ka üks selline pererahva lähteülesanne ja tõesti me oleme kasutanud siin mitut erinevat puidutooni, mis iseenesest on sisearhitektidele päris suur väljakutse, muuta tervikuks sellised liimpuittalad ja täispuitpõrandad ja siis samamoodi arhitektuursed puitdetailid aknaraamide ja kõikide nende näol. Ma usun, et see meil nagu õnnestus, et me otsustasime, et me lähme kõikide toonidega nii-öelda kahe sellise kontrastse puidutooni peale, et üks on siis hele ja teine on selline tume, mis omavahel siis moodustavadki tasakaalu. Ja tänu sellele, et siin on tõesti väga palju puitu kasutatud, ongi see maja mõjub väga nagu hubaselt, olgugi, et ta on nagu suur ja siin on palju klaasi ka sellele kontrastiks. Ja köögis ongi võib-olla kõige erilisem see suur puitlaud, mis on tehtud 2 tammeplangust ja ta on nagu üle 3 meetri pikk ja mõjub selles mõttes väga väärikalt ja ma usun, et ta ajas läheb aina paremaks, nagu ikka sellised efektsed suured puitpinnad lähevad. Ja natukene niisugust kergust ja modernsust annab sellele köögile ja söögitsoonile juurde selline kõrgläikiv köök ja modernsed valgustid ja detailid, et modernne tasakaal nende detailide ja selliste suurte puitpindade juures ongi võib-olla selle maja eripära. Selle maja suureks väljakutseks oli akustika, sest pererahval oli juba varasemast kodust kogemus suurte klaaspindade ja modernse maja puhul, et see võib jääda kajama ja mõjuda väga kõledalt, siis me kohe algusest peale hakkasime mõtlema, mismoodi me selles majas, kus on samamoodi palju klaaspinda ja suured ja kõrged ruumid,
saame seda asja tasakaalus hoida. Selleks oleme me kasutanud ribilagesi ja akustilist krohvi. Puidust ribilage kasutasime maja läbivas koridoris, mis jõuab elutuppa, ja selle ribide taga on villaplaat, mis töötab siis helineelava materjalina. Ja kui liimpuitalade vahel tundub selline sile ja valge pind olevat, siis see samamoodi tegelikult töötab akustiliselt. See on kaetud akustilise krohviga, kus on siis mikroavad ja selle tagune vill siis neelab heli. Lõpptulemusena see maja toimib akustiliselt väga hästi. Need võtted, mis me kasutasime, need on iseenesest ennast õigustanud. Selle maja sisekujundus on ajatu modernism. Siin on kasutatud materjale, mis ajas ei vanane, vaid kestavad ja lähevad aina paremaks. Just naturaalsed materjalid, lihtsad vormid ja kogu see arhitektuuriline tervik teeb sellest majast ilmselt 20 aasta pärast sama ilusa terviku, kui ta praegu siin äsja valminuna on.